Head vaatajad, minu nimi on Veiko Vihuri. Ma olen portaali Meie Kirik peatoimetaja ja me alustame oma kõige esimest videovestlussaadet. Minu vestluskaaslaseks on samuti portaali Meie Kirik toimetuse liige Enn Auksmann. Mina asun Saaremaal, töötan siin kirikuõpetajana. Olen mandri Eesti suhtes mere taga, aga hea kolleeg Enn on veel kaugemal mere taga, lausa suure lombi taga Ameerika maal Californias. Meie tänane saade kõneleb sellest, miks on vaja käia kirikus. 10. maist on Eestis taas üle paari kuu lubatud kogudustel tulla kirikusse. Vahepeal ei olnud see eriolukorra reeglite tõttu võimalik. Räägi Enn kõigepealt sissejuhatuseks, kuidas on Californias või ka laiemalt USA's olukord seoses koroonaviirusega ja kas teil oli ka selline olukord, et ei saanud kirikusse minna? Tere ka minu poolt siit varahommikusest või õigemini keskhommikusest Californiast. Eestis on praegu juba õhtu, ajavahe on päris suur, aga mis puutub sellesse koroonaviirusesse, siis siin erinevused eriti suured ei ole. Samamoodi nii nagu Eestis, ma pean silmas just kirikuid, kui need esimesed piirangud hakkasid tulema, siis kirikud olid küllaltki kahtleval umbusklikul seisukohal, kas kõik see on ikka seda väärt. Esialgu jumalateenistused toimusid, anti välja juhendeid, kuidas jagada armulauda, nii et vältida võimalikult nakkusohtu. Aga õige kiiresti olukord muutus ja ka siin kehtestati sellised seadused või reeglid, mis piirasid avalike jumalateenistuste pidamist. Kuigi jumalateenistusi nii-öelda ära ei keelatud, siis seati sisse üsna olulised piirangud. Kõigepealt, et kirikus ei tohi olla korraga rohkem kui 10 inimest. Need inimesed peavad hoidma üksteisega teatavat vahet ja parem oleks üldse, kui inimesed kirikusse, nii nagu ka muudesse nii-öelda avalikesse kohtadesse ei läheks, vaid ilusti kodus püsiksid. Ja paraku juhtus nii, et väga paljudes kohtades ka kirikud said, võiksime siis öelda, natukene kannatada kaaskodanike liigagaruse tõttu, sest et juhtus nii, et mitmel pool, kus peeti kinni nendest nõuetest, näiteks sellest 10 inimese nõudest ikkagi, kuna Ameerikas inimesed sõidavad väga palju autoga ja käivad väga vähe jala ning autodes on enamasti üks ainus inimene, siis võis juhtuda, et mõne kiriku parkimisplatsil oli korraga 9 või 10 autot, sest kirikus oli 9 või 10 inimest ja innukas naabrimees või naabrinaine helistas politseisse ja ütles, et kirikus rikutakse seadust. Nii et on teada, et mõned pastorid või preestrid on ka vahistatud, tõsi küll õige pea jälle vabaks lastud, on tehtud trahve ja nõnda edasi, kuid üldiselt on kõik nendest reeglitest kinni pidanud ja väga suurel määral on siis jumalateenistused kolinud internetti, see tähendab, et neid kantakse kas otse üle või salvestatakse ja inimesed saavad siis nõnda, ütleme eeskätt Jumala sõna kuulmise ja kaasa palvetamise kaudu osaleda. Vot see ongi hea koht, kus nagu meie selle tänase saate teema juurde tulla. Et sa mainisid teenistuste kolimist internetti. Meil on ju siin sama asi ja tegelikult küllap ka teistes riikides, et nüüd, kus mitu kuud, mõnes riigis võib-olla isegi pikemalt, ei ole inimesed saanud kirikusse minna, on vaadanud jumalateenistuste ülekandeid internetist, kuulanud jutlust internetist või siis ka raadiost või televisioonist, siis on tekkinud nagu see arusaam või tunne, et aga kas üldse ongi vaja minna kirikusse, et mul on nagu kodus kõik olemas, panen arvuti tööle või lükkan teleka sisse
vaimulik hakkab rääkima, koor laulab, kõik näidatakse ekraani peal ära, mis on ja milleks sinna kirikusse minna. Ja ausalt öelda on ka meil siin kristlaste vahel sellist mõttevahetust ju olnud, et kas peaks üldse käima kätega tehtud hoones. Kus kohas see piiblis on kirjas, et üldse kristlane peab tulema kirikusse pühapäeval või siis ka muul päeval ja kogunema kogudusena kokku. Kas see on Jumala poolt siis nii seatud? Kuidas sa kommenteeriksid seda? Ma kommenteerin seda pühakirjaga. Ma usun, et iga kristlane teab seda salmi, Jeesuse sõnu, kus 2 või 3 on koos minu nimel, seal olen mina ise teiega või teie keskel. Ja kahtlemata on selle puhul tegemist eeskätt Jeesuse tõotusega olla alati omadega, nii nagu ta annab samasuguse tõotusega Matteuse evangeeliumi lõpul oma taevasse minemisel. Aga me võime seda siiski mõista ka tema korraldusena, sellepärast et kui ta väga konkreetselt ütleb, et ta on kristlaste keskel siis, kui nad on koos, siis järelikult see on tema tahtmine olla koos. Ja me võime mõelda välja ka kõikvõimalikke erinevaid seletusi või tõlgendusi sellele kohale, aga ma arvan, et see on üks niisugustest Jeesuse sõnadest, mida tasub võtta nii, nagu see on öeldud. Ka kirjas heebrealastele ütleb apostel, ärge jätke maha oma koguduse koos käimisi, ja seesama sõna kogudus ise ju tegelikult ütleb meile, millega on tegemist. Tegemist on kokku kutsutute koguga ja kui otse tõlkida kreekakeelset sõna ekleesia, mis ongi kogudus või kirik, siis see tähendab ka välja kutsutute kogu. Ja kui selle sõna algne tähendus on see, et siis nii-öelda välja valitute teiste hulgast või võime öelda ka jumalatust maailmast välja kutsutute kogu, siis teatud sellise huumori noodiga võiks öelda, et tänapäeval selles jääkoju olukorras on sellel veelgi üks tähendus juurde tulnud, see välja kutsutute kogu, tulla siis välja oma kodust ja olla koos. Aga enne kui ma püüan koos sinuga anda sellele küsimusele sügavama teoloogilise vastuse, ma tahan öelda midagi, mis mind tegelikult täna rõõmustas, kui ma lugesin uudiseid. Ja nimelt, kui ma olen pannud tähele, et see teatav vahe jookseb nii-öelda traditsiooniliste kirikute ja siis uuemate usuliikumiste või vabakoguduste vahelt, kus esimesed ütlevad, et peaks ikka käima kirikus koos ja teised ütlevad, et ma võin igal pool Jumalat teenida, siis vähemalt siin Californias on hiljuti, ma täpselt ei oska öelda millal, aga neil päevil toimunud üks kokkusaamine, kus on olnud suurte nii-öelda evangeelsete või evangelikaalsete, nagu siin Ameerikas nimetatakse, koguduste juhid, kes on deklareerinud, et nemad kavatsevad avalike jumalateenistuste pidamise taastada hiljemalt 4 pühal. Ja tõenäoliselt tähendab see deklaratsioon ka teatavat surveavaldust osariigi valitsusele, kuna vähemalt praeguste plaanide järgi veel mai lõpuks kirikuid avalikuks jumalateenistuseks avada ei tohi. Aga nagu öeldud, selline surve või tahteavaldus tuli just nimelt nende nii-öelda vabakoguduste juhtide poolelt, võib-olla mitte seetõttu, et nad mõistavad või esindavad sakramentaalset vaadet koguduse jumalateenistusele, nii nagu traditsioonilised kirikud, aga pigem seetõttu, et nad oskavad hinnata koguduse kooskäimist. Igal juhul ma arvan, et see on väga positiivne ja ma usun, et sellel deklaratsioonil on ka tulemus. Sa mainid koguduse kooskäimist ja see tuletab mulle meelde õpingute aega, kui meile tehti selgeks, milles seisneb just luterlik jumalateenistus, sest me oleme ju luterliku kiriku vaimulikud
ja Eestis on domineeriv olnud läbi sajandite luterlus, alates siis reformatsioonist. Ja ma arvan, et see võis olla õppejõuna Jaan Kiivit noorem, kes siis seletas sellist luterliku jumalateenistuse käsitlust ja tegelikult juba meie varasemad kirikujuhid, piiskop Johan Kõpp näiteks on kirjutanud ju ka jumalateenistuse korrast ja luterlikust arusaamast, et see on eeskätt koguduse teenistus. Et seal on nagu tähtis see koguduse kokkutulemise aspekt. Aga kui me nüüd mõtleme sellest kokkutulemise aspektist natukene edasi, et jah, kokku võib tulla ju väga erinevateks asjadeks. Võib tulla vaatama mingit muusikali, mingit festivali üritust jälgima ja tulevad tuhanded ja kümned tuhanded kokku. Ameerikas võib olla isegi palju suuremad rahvahulgad. Aga see kokkutulek ei ole sakraalne, see ei ole ka sakramentaalne. Et järelikult on, kui me arutleme jumalateenistuse olemuse üle, tähtis veel üks aspekt, et see ei ole lihtsalt koguduse kokkutulek, vaid see on millestki osasaamine, mis seal toimub ja see ei ole mitte ainult jutlus, mida võib ju ka kuulata tõesti kodus interneti vahendusel või ütleme keskaegses kirikus oli minu teada selline praktika, et oli avalik missatalitus, nagu seda on ka nimetatud, ja pärast seda võis olla jutlus. Jutlustati eraldi, see ei olnud tingimata jumalateenistuse osa. Ma arvan, et see võis olla ka luterluse algusaastatel nõnda. Et kuidas sa vaatad sellele lähenemisele, et küsimus ei ole mitte ainult kokku tulemises, vaid ka sellel kokku tulemisel peab olema teatav selline sakraalne ja sakramentaalne mõõde. Ja kahtlemata, ja see ongi see, mida ma enne ütlesin, see on see traditsiooniliste kirikute vaade. Ja ma tegelikult arendaksin seda mõttekäiku veelgi edasi kaugemale või sügavamale või kõrgemale. Ja nimelt, kui me ütleme, et me tuleme jumalateenistusele millestki osa saama, siis me võiksime öelda ka, et me tuleme jumalateenistusele, et millekski saada. Ja see on midagi, mida on võimalik muidugi mõista samuti väga inimlikult, nagu öeldud, me tuleme kogudusena kokku, me koosneme või kogudus koosneb usklikest inimestest ja sellisena koos nad moodustavad Kristuse ihu. Aga kiriku traditsiooniline piibelik arusaam on selline, et me oleme Kristuse ihu liikmed seeläbi, et meid on sellesse ihusse liidetud, et me oleme selle liikmeteks sündinud ristimise kaudu, et me elame selle ihu liikmetena Jumala vaimu elustavas väes, kelle Jumal on meisse valanud, et meid toidetakse selles ihus Kristuse pühima ihu ja vere sakramendiga. Ja seeläbi me võiksime siis öelda, iga kord, kui me kokku saame, sünnime uuesti kirikuna, sünnime uuesti kogudusena Kristuse ihuna. Nii et see ei ole mitte, ütleme, oluline siin juures ei ole mitte see, et me tuleme kokku selleks, et meenutada, mälestada midagi, mis toimus 2000 aastat tagasi, siis kui Kristus siia maailma sündis, elas, kannatas, suri ja surnuist üles tõusis, vaid see kõik nagu kaasajastub või teostub koguduse kokkusaamisel, koguduse Jumala teenistusel iga kord, kui see toimub. Iga kord sellel Jumala teenistusel saab Kristus meie jaoks reaalselt kohal olevaks nii armulaua sakramendis kui ka seeläbi, et meie, kes me armulaua sakramendis võtame Kristuse vastu endasse, oleme võetud vastu, oleme lisatud või
ütleme siis lisatud, kaasatud, kaasa haaratud temasse, tema ihusse, mis ei ole muide mitte ainult siin maa peal, vaid ka taevas. Nii et Jumala teenistus on iseenesest just nimelt selline sakraalne ja sakramentaalne sündmus, kus teostub, võime öelda siis salapärasel viisil, seda see sõna sakrament ju tähendabki, tegelikult see, mis on üldse kogu lunastustöö ja kristliku kuulutuse keskpunkt, meie üheks saamine Kristusega ja tema läbi Jumalaga. See on väga huvitav, et sa just selle aspekti praegu tõid esile, et kui me mõtleme olukorrale, kus kirikud on suletud kartuses, et nii võidakse kaasa aidata nakkusohule või nakkuse levikule, siis selle taga on selline puhtalt ilmalik vaateviis, mida siis esindavad riikide valitsused. Ja siin tegelikult ei ole isegi praktikas suurt vahet olnud, kas see riik on oma elanikkonna hoiakutelt religioossem või vähem religioosne. Päris karmid reeglid on ju kehtestatud Itaalias ja Kreekas, kus minu teada üldse vahepeal ei tohtinud isegi vaimulikkond kirikus jumalateenistust pidada, oli ka täielik sulgemine. Et see, mis ma tahan öelda sellega on, et ilmalik võim käsitleb kirikut pigemini avaliku koosoleku kohana. Nad ei näe seda sakramentaalset mõõdet või ka seda sakraalset mõõdet, millest sa just rääkisid, vaid nende käsitluses tegemist on lihtsalt teatava hulga inimeste kokkutulemisega, mis võib kujutada ohtu, kuivõrd need inimesed saavad seal kokku ühes ruumis viibides ja võivad siis nakkust edasi anda. Selle kohta ütles õpetaja emeritus Toomas Paul ühes oma jutluses, mis oli Tallinna Jaani kirikus ülekantuna siin mõne aja eest, et ilmalikkus on saavutanud kiriku üle selja võidu, et isegi vaimulikud ei julge enam viidata sellele teispoolsusele või sellele supranaturaalsele, või kuidas seda peaks nimetama, mõõtmele kiriku elus, vaid nad on paraku ka võtnud omaks siis sellise ilmaliku lähenemise ja näevadki jumalateenistuses pigemini inimeste kokkutulemist kui seda, et elav Jeesus Kristus on sakramendis meie keskel. Ja ma arvan, et ega meil võib-olla ilmalikele võimudele siinkohal midagi suurt ette heita ei olegi, kui vaid siis seda, et nende ilmaliku võimu teostajate hulgas on ju päris palju inimesi, kes samuti on kristlased või peavad ennast kristlasteks. Ma arvan, et see väljendab ühelt poolt tegelikult seda vaimset olukorda, mis valitseb läänemaailmas või suures osas maailmast, kus ütleme, võib-olla kõige leebemalt öeldes vaimulik või usuline pool ja siis ilmalik või igapäevane pool elust on teineteisest lahutatud. Siin on muidugi sügavamad juured ja ma usun, et üks olulisemaid probleeme on tegelikult juba ütleme hiliskeskeaegses ja ka uusaegses, eriti uusaegses filosoofias toimunud pööre, mille kohaselt ütleme siis reaalsuse kriteeriumiks või mingi asja mõistmise kriteeriumiks on eeskätt inimese kogemus sellest, kuidas inimene seda mõistab või näeb, tajub ja vastu võtab. Ja no, kui nüüd keegi ütleb, et miks nii keerulist juttu rääkida, siis teeme selle asja lihtsamaks.
ütleme nii, et kui inimene ütleb, et minul ei ole vaja minna kirikusse, sest mulle piisab täiesti sellest, et ma kuulan jutlust internetist, et ma loen kodus piiblit, et ma palvetan, siis see inimene ongi juba tegelikult selle nii-öelda filosoofilise lahutuse enda sees ära teinud. See tähendab, et tema jaoks reaalsus sünnib sellest, kuidas tema seda mõistab, näeb, käsitleb. Minu jaoks on nii. Sellest tuleneb väga palju muidki hädasid, näiteks see, et minul on oma tõde, minu usk, minu Jumal ja nii edasi. Ja tegelikult kirikud suurel määral lähevad sellega ka kaasa. Jälle ma toon ühe tüüpilise näite ja ma pean ütlema, et ma olen ka ise sellist näidet kasutanud, kuigi alati tuleb siis täpsustada ja seda piiritleda. Ma olen toonud niisuguse näite, et meie kristlik usk, meie usk Jumalasse, kes on meid Kristuses lunastanud, on midagi niivõrd suurt ja imelist ja kaunist, et me lihtsalt ei saa seda jätta teistele edasi kuulutamata, teistega jagamata. Ja ma olen toonud sellise näite, et kui sa näed vikerkaart, siis ma arvan, enamus inimesi lihtsalt ei saa teistmoodi, kui ta, olles koos mõne teise inimesega, ütleb talle, näe vikerkaar, mis siis ülekantuna usu valdkonda tähendaks, et kui sa oled kogenud Jumala suurt armu, siis sa ei saa teistmoodi, kui seda jagada nendega, kes on sinu kõrval. Aga see ei tohiks olla peamine põhjus, miks me oma usku jagame. Mitte minu veendumus, mitte minu arusaamine, vaid tõde on see, mida ma pean kuulutama ja mis peab panema mind kuulutama ka evangeeliumi Kristusest. Ja tulles nüüd tagasi selle meie temaatika juurde, küsimus on siis selles, et mida siis inimene tegelikult tajub oma reaalsete vajadustena, teda ähvardava mingisuguse reaalse ohuna, oma lootuste ja oma ootustena. Ja kui see kõik, kui vastus sellele küsimusele, mis on tähtis, mis on nii-öelda minu jaoks tähtis, sõltubki sellest, kuidas mina seda näen ja kogen, siis ei ole midagi parata, et mitte ainult nii-öelda ilmalikud võimud, vaid ka kristlased ise vaatavad ikka selle peale, mis on nii-öelda sellel hetkel ihule kõige lähemal ja otsustavad, et saab ka teistmoodi. Miks ma peaksin minema sinna, kus ma võin oma elu ja tervise praegu sellel hetkel ohtu seada, kui samal ajal ma võin ju uskuda ja palvetada ja lugeda Jumala sõna ka oma kodus ja nii nagu mina saan Jumalast ja tema armust aru, ma niikuinii pääsen kord taevasse. Nii et parem siis hoida elu siin, kui minu igavest saatust niikuinii miski ei ähvarda, sest et minu Jumal on just selline, kes mind kindlasti oma armust taevasse viib. Ja ma usun, et me vaimulikena oleme päris palju pidanud kuulma selliseid väiteid meie armsatelt koguduse liikmetelt või siis ristitud liikmetelt, kes ei ole need igapäevased kirikus käijad või siis ka lihtsalt nendelt inimestelt, kes meie koguduste piirkonnas elavad ja ütlevad, et mina armastan pühapäeval käia hoopiski metsas või mere ääres ja kõnelen Jumalaga seal. Mul ei ole selleks vaja minna kirikusse, et Jumalaga kõneleda. Või siis on ka natukene kangemaid avaldusi. Ma olen ka nüüd viimasel ajal just pannud tähele mõningaid kommentaare ka inimestelt, kes ilmselt peavad ennast ise kristlasteks, aga nad ütlevad, et mul ei ole vaja kiriku vahendust. Et mina ja Jumal, mina ja piibel, ma loen piiblit, ma usun Jumalasse ja mul ei olegi rohkem midagi muud vaja. Mul ei ole vaja, et kirik mulle vahendaks õndsust, et vaimulik, preester või pastor oleks see, kes
mingisugust talitust toimetab või mingisugust nähtamatut väge, mingit salapärast võimu edasi annab või kannab endas. Ja siin me tuleksime ma tuleksin selle mõtte juurde, mida ma olen kuulnud ajaloolaste suust, kes vaatlevad lääne kultuuri viimase paarisaja aasta ajalugu suuresti individualiseerumisprotsessina. Ühesõnaga, see on selline protsess, kus inimesed muutuvad järjest rohkem indiviidideks. Nad mõtlevad, tunnetavad ja käsitlevad ennast indiviididena. Ja võib nüüd vaielda, kas see sai alguse juba reformatsioonist, kus siis usupuhaste Martin Luther oli see, kes oma usukäsitluse esile tõi ja nii-öelda kiriklikele autoriteetidele vastu astus, nõudes siis nende käest ka pühakirja tunnistust ja muid tõendeid, et kiriku õpetus ikkagi vastab tõele. Või läheb see veel kaugemale hiliskeskaega, renessanssi ja on alguse saanud varasematel sajanditel. Selle üle võib vaielda, aga see on see, mida me peaksime teadvustama tänaste kristlastena, et ma usun, et ka meie sinuga sageli me vaatleme ennast üksikindiviidina, aga me ei mõtle endast osana kogudusest või on väga harjumuspärane mõelda mina ja minu Jumal. Ja seda, et me oleme küll kristlased, me oleme ristitud, me oleme kiriku liikmed, aga ikkagi see on kuidagi individuaalne, me ei ole nagu osa sellest suuremast tervikust. Ja ma arvan, et see on ka üks aspekt, mis siin taustal mõjutab inimeste arusaama kirikust ja jumalateenistusest. Kui me võtame pühakirja ja loeme esimeste kristlaste elu kohta apostlite tegude raamatust, siis me näeme, et seal öeldakse vähemalt paaril korral, et nii ja nii palju inimesi või nii ja nii palju hingi lisati kogudusse. Ei öelda, et nad astusid koguduse liikmeks oma mingi isikliku veendumuse ja kirjaliku avalduse alusel, vaid nad liideti kogudusega. Ja see sündis sakramentaalsel viisil, see sündis ristimise kaudu. Apostel Paulus rõhutab seda mitmel pool, et ristimise läbi me oleme rõivastunud Kristusega, me oleme koos temaga maha maetud ja üles tõusnud, me oleme liidetud sellesse ühte ihusse. Ja kahtlemata see individualismi probleem läheb tagasi päris kaugele nendesse samadesse vaidlustesse selle üle, kas on olemas need, mida keskaja vaidlustes nimetati universaaliateks, ehk siis kas on olemas, kas teatavad üldmõisted on olemas ka iseenesest või on nad ainult meie inimeste poolt siis selle üldmõiste alla kuuluvate üksikobjektide kirjeldamise kaudu loodud. Kas ma olen inimene sellepärast, et ma olen nii-öelda sarnane teiste inimestega ja keegi kirjeldab mind inimesena või on minu inimeseks olemine siiski midagi enamat. Kristlastena me ei saa muidugi teistmoodi, kui me peame ütlema, kuigi kristlaste hulgas on ka erinevaid vaateid, aga kristlastena ja piibli õpetusele truude kristlastena me ei saa küll teisiti, kui öelda, et me oleme inimesed sellepärast, et meid on inimeseks loodud, et Jumal on meid inimesena loonud ja me kuulume inimkonna hulka. Ka kristlased me oleme seetõttu, mitte seetõttu, et mina isiklikult olen mingeid raamatuid lugedes jõudnud äratundmisele, et kristlik usk sellisena, nagu mina sellest aru saan, sobib mulle kõige paremini ja sellepärast ma hakkan kristlaseks, vaid kristlane ma olen seetõttu, et on Kristus, kelle ihu liikmeks mind on vastu võetud. Ilma kirikuta, nii nagu sa enne ütlesid, ilma kiriku vahenduseta ei ole võimalik olla kristlane.
mitte mingil juhul, sellepärast et peab olema keegi, kelle kaudu see sõnum Kristusest on sinuni jõudnud. Peab olema keegi, kes on sulle selle piibli andnud. Peab olema keegi, kes on sind ristinud, nii et sa oled saanud kiriku liikmeks. Ja see kõik kuulub kokku, nii et arvamus, et ma tegelikult ütleksin nii, et mõtteviis, et mina saan olla kristlane üksinda koos oma Jumalaga, on tegelikult absoluutses välistavas vastuolus kristluse põhiarusaamadega. Ja kristluse põhiarusaamaks on meie üheks saamine Kristuses, Kristusega ja tema kaudu Jumalaga, et Jumal oleks kõik kõiges. Ja kui me loeme Uut Testamenti ausalt, siis me näeme, et seal ei ole sellist vahetegemist, mida me võime kohata tihtipeale tänapäeval kristlaste hulgas, vahetegemist nii-öelda nähtava ja nähtamatu kiriku või koguduse vahel. On olemas nähtav kirik, nähtav kogudus, mis koosneb nähtavatest inimestest, kes on selle kui ühe ihu liikmeteks vastu võetud. Traditsiooniline arusaam jumalateenistusest on see, et jumalateenistus on püha õhtusöömaaeg ehk missa, euharistia, armulaud või ütleme meie kontekstis võib-olla paremini, et jumalateenistuse keskne osa on armulaud. Ja kui me tuleme tagasi selle küsimuse juurde, mis me alguses püstitasime, et kas me ei võiks saada osa jumalateenistusest interneti vahendusel ja mitte ainult siis selle koroonakriisi ajal, vaid ka muul ajal lihtsalt laiskusest, et ei viitsi ja mugavusest, et ei viitsi kirikusse minna, siis on ju täiesti selge, et armulauast, Kristuse ihust, Kristuse verest me interneti vahendusel osa ei saa. Kuigi, jah, ma olen nüüd pidanud kuulma selliseid lugusid ka, et on üritatud siis armulauda pühitseda või õnnistada kodus samaaegselt, kui toimub siis interneti ülekandes jumalateenistus, et inimene istub siis oma arvuti taga, tema ees arvutilaual on siis klaas veiniga ja tükk siis leiba. Ja kui vaimulik ütleb jumalateenistusel vastavad sõnad, seadmissõnad, siis teeb see inimene ka arvuti ees ristimärgi nende andide kohal ja usub või arvab ja paljud ka nii julgustavad teda mõtlema, et see ongi Kristuse ihu ja veri, või et see ongi samaväärne kirikus jagatava armulauaga. Aga eks ole, seegi on, no rääkimata selle teoloogilisest vildakusest, sellise arusaama ekslikkusest, ka see on tegelikult tunnistus sellest partikulaarsusest, mis on seoses individualiseerumisega lääne kultuuris tekkinud, et armulaud, see on minu söömaaeg. See on tegelikult lahus kogudusest. Minul on need annid ees, mina võtan seda vastu ja me ei tajugi seda võib-olla ka suures kirikus enam sellise koguduse ühise söömajana. On olnud ju ka neid aegu ka meie kirikus, kus tegelikult armulauale läks ju päris väike osa kogudusest. Ja ülejäänud jäid kirikupinki istuma ja vaatasid seda söömaaega pealt. Kuidas sa seda kommenteeriksid? Kõigepealt alustades sellest viimasest, ega muidugi armulaua igakordne vastuvõtmine kõigi kirikuliste poolt ei ole vähemalt lääne kiriku traditsioonis olnud sugugi mitte kohustusega ega vist enamuse aja või vähemalt suure osa kiriku loost ka väga sageli praktiseeritav tava. On olnud väga palju, väga pikki ajaperioode, kus see ongi olnud tavaline, et preester üksi või väga vähesed inimesed võtavad armulauda vastu
ja teised, kes on kirikus, siis elavad sellele kaasa palve ja hardumusega. Selle puhul ongi nüüd küsimus selles, milline on arusaamine armulaua sakramendist ja laiemalt missast. Lääne traditsioonis, eriti Rooma katoliku kiriku traditsioonis, tehakse armulaua puhul vahet kahel aspektil. Üks on see, et armulaud on osasaamine Kristuse risti ohvrist või selle Kristuse risti ohvri vahetu või veretu nii-öelda kordamine, kuigi seda muidugi mitte ei mõisteta mingi uue ohvri toomisena, vaid sellena, et seesama Kristuse verine ohver siis saab meile reaalseks siin ja praegu selles talituses. Ja sellisena siis inimene, kes sellele kaasa elab, justkui teeb ühe ajarännaku ja jõuab sinna Golgata risti alla, kus ta saab austada meie eest kannatanud ja surnud Kristust. Ja teine aspekt on söömaaeg ehk osasaamine Kristuse ihust ja verest kui vaimulikust toidust, mis aitab meil elada siin maailmas kristlastena. Kui nüüd tuua see tänapäeva ja mõelda nende inimeste peale, kes on kirikus, aga armulauale ei lähe või armulauda vastu ei võta, siis on hea, kui on neid inimesi, kes tõepoolest mõistavad armulauda sellisena, nagu ma äsja kirjeldasin, ja kes ongi siis aukartuses ja imetluses seal Kristuse risti all, teda austavad ja kummardavad ja tundes oma pattu ning püüdes siis meelt parandada ja elada kahetsuses ja seesmises pöördumises Jumala ees, leiavad, et nad ei ole sellel hetkel väärilised teda vastu võtma. See, nagu ma ütlesin, selles ei ole midagi halba. Ma kardan, et väga sageli on see aga pigem nii, et inimene mõtleb, et mul ei ole seda praegu tarvis. Mul ei ole seda nii sagedasti vaja. Ma ei ole mulle kunagi keegi ütles sõnalt niimoodi. No ma ei ole küll nii suurt pattu teinud, et ma peaksin armulauale tulema. Mis näitab, et inimesed ühest küljest võib-olla mõistavad seda, mida armulaud tähistab, see on Kristuse risti ohver ja sellest tulenev patte andeks andev lunastav vägi, aga teisest küljest nad on teinud, nagu sa ka õigesti ütlesid, armulauast pigem mingisuguse sellise isikliku asja. Kui mulle tundub, et mul on seda tarvis, siis ma võtan seda vastu. Nüüd, mis võib juhtuda siis, kui inimesed käivad iga kord armulauda vastu võtmas, on tegelikult vähemalt sama ohtlik ja see on see, et nad hakkavad armulauda suhtuma kuidagi pealiskaudselt või üleolevalt, nägema selles kas ainult mingit kombe täitmist või nägemagi selles ainult niisugust osadussöömaaja poolt, et kõik lähevad, kõik jagavad üksteisega leiba ja mina lähen ka ja me jagame seda ja me oleme kõik vennad ja õed ja nii toredad ja head inimesed ja meil on väga vahva koos olla ja seal kaob ka see aukartus ja selle mõistmine, mida see tegelikult tähendab. Et see on, nii nagu Pühakiri ütleb, tall, kes on tapetud, et see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patud, et see on osa saamine Kristuse armust, mille ta on meile kätte võitnud oma kibeda kannatamise ja surma läbi. Ja nüüd mõeldes sellele, et keegi teeks seda nii-öelda kodus üksinda või televiisori või arvuti ees istudes, see jällegi see on nagu vastuolus tegelikult selle sakramendi enda ja ütleme üldse kiriku mõistega, mida ma juba enne kirjeldasin. Me tuleme kokku selleks, et saada või nii-öelda nagu uuesti taas nii-öelda sündida selle Kristuse ihuna
üheskoos, aga mitte seeläbi, et meie midagi teeme, et meie kokku tuleme, vaid seeläbi, et me oleme Kristuse kutset kuuldes kokku tulnud ja tema teeb seda nende armuvahendite kaudu, mis ta ise on oma kiriku kätte usaldanud. Et sellel hetkel, kui see armulaua sakrament seal kirikus aset leiab ja need, kes seda siis vastu võtavad, sellest osa saavad, sellel hetkel teostub see pühade osadus või ühendus, millest me näiteks usutunnistuses räägime. Sellel hetkel me olemegi reaalselt üks Kristusega ja üks Kristuses ja selle arusaamaga on põhimõttelises vastuolus mõtteviis, et aga ma saan seda teha ju ka üksinda kuskil omaette olles, mis sest, et ma näen samal ajal pilti kellestki teisest, kes teeb seda sama. Me oleme sinuga tulnud kirikutöösse 90ndate aastate algul ja selle aja jooksul, mil me oleme erinevaid kogudusi teeninud, on armulaua praktika või üldse jumalateenistuspraktika üsnagi palju muutunud just selles suunas, mida sa enne mainisid. Et võib-olla veel mõnikümmend aastat tagasi ja loomulikult varasematel sajanditel oli tavaks, et pühapäevane jumalateenistus Luteri kirikus ei pidanud olema ega olnudki armulauaga jumalateenistus. Armulauda pühitseti teatud kordadel aastas, mõnes koguduses 4 korda, võib-olla mõnes koguduses kord 6. Meie ajal on juhtunud või aset leidnud selline muudatus, et iga jumalateenistus on missa ehk siis armulauaga jumalateenistus, mis on tõesti toonud kaasa selle momendi, et kui varem inimesed hoidusid armulauale minemast, siis nüüd nad võib-olla tulevad armulauale liiga kergekäeliselt, ennast õieti ette valmistamata, ennast läbi katsumata. Nad võtavad seda vastu kui mingisugust kiriku poolt pakutavat teenust või midagi, mida antakse niisama kui odavat armu, kui viidata sellele Dietrich Bonhoefferi kirjutisele kallist armust ja odavast armust. Et mis sa arvad, kuidas leida seda tasakaalupunkti? Või kas me peaksimegi muutma midagi oma kiriklikus praktikas, kus siis varasematel sajanditel armulaud oli suhteliselt harv nähtus ja sellesse suhtuti tõenäoliselt koguduse liikmete poolt täie tõsidusega, valmistati ennast ette lauakirikusse minekul ja siis tänane olukord, kus astub inimene võib-olla isegi mitte teenistuse alguses, aga pärast jutlust kirikusse sisse ja näeb, et kõik lähevad armulauale ja mina tulen ka. Et kas meil on nagu võimalik muuta inimeste suhtumist jumalateenistusse ja armulauda ja kas me peaksime seda tegema? Mis sa arvad? Ma arvan, mis puutub kiriku praktikat, siis see, et armulauda pühitsetakse, ütleme siis reeglina igal jumalateenistusel, see on äärmiselt oluline, sellepärast et selle läbi Jumal pakub inimestele ju oma armu, nii nagu see ilus eestikeelne sõna armulaud ütleb. Ja kui ta on selle meie kätte usaldanud sellise imelise armuvahendi, siis kes oleme meie, kes me ütleme, et ei, me tegelikult ikkagi nagu nii väga ei tahagi seda inimestele pakkuda. See on meile antud ja me peame seda edasi jagama, meil ei ole mitte mingisugust õigustust seda mitte teha. Mida nüüd kiriku praktikas saaks muuta? Kõigepealt üks asi on see, et tuleks ilmselt tõhustada inimeste ettevalmistust armulaua sakramendi vastuvõtmiseks. Ja ma ei pea silmas mitte ainult leerikooli või pühapäevakooli,
mis leiab aset ju tegelikult inimeste elu alguperioodil ja paraku ühelt poolt küll jah, sellisel perioodil, kus inimene küpseb ja kujuneb, see on äärmiselt oluline, aga teisest küljest ikkagi ka sellisel perioodil, millele järgnevad paljud sellised perioodid, mille jooksul inimene võib kirikust ja usust ka kaugemale jääda ja kui ta siis hiljem, aastakümneid hiljem näiteks jälle tõsisemalt kiriku juurde tagasi ja usu juurde tagasi tuleb, siis on see usuõpetus, mida ta kunagi sai, leeriõpetus juba üsna meelest läinud. Ja sellepärast ma arvan, et üks hea viis, mida tasuks taas meelde tuletada, võib-olla mitte iga kord seda tehes, aga aeg-ajalt siiski, on see, mida praktiseeriti selles samas meie Eesti kirikus veel 100 aastat tagasi ja ka 200 ja 300 aastat tagasi. Ja nimelt armulaua talitusele eelnes armulaua manitsus. Ma usun, et sinagi oled vanadest agendadest, jumalateenistuste kordadest neid manitsusi lugenud. Need on üsna pikad ja üsna karmid. Ja ma arvan, et kui aeg-ajalt inimestele neid selle taolisi manitsusi ette lugeda või ka vabas sõnastuses manitsus, selline teatav manitsuskõne enne armulaua vastuvõtmist pidada, siis see muudaks päris palju. Nii et see on väga lihtne vahend. See on midagi, mis on kiriku praktikas olnud tavapärane, mis on meie kätte antud, mida me saame teha. Inimestele meelde tuletada, inimestele selgitada. Teine asi, mida tuleks muuta või mida tihtipeale vähemalt peaks muutma, on vaimulike ja kiriku töötegijate enda suhtumine armulauda ja kõigesse, mis sellega seondub, mis sellega kaasneb. Alates sellest, et armulaua riistad hoitakse korras ja puhtad, et näiteks karika puhastamiseks tarvitatavad rätikud korralikult ära pestaks, et vein, mida armulaua pühitsemisel tarvitataks, oleks ikka vein, mitte äädikas ja nõnda edasi. Ma usun, et taas sina oled näinud, nii nagu minagi, erinevates kirikutes käies paraku päris palju sellist hoolimatut suhtumist ja iga niisugune väike detail tegelikult annab väga halba eeskuju meie kirikulistele. Ja kolmas asi, mida ma tahan nimetada, on ka äärmiselt oluline ja nimelt see on pihi või meeleparanduse sakramendi ja armulaua omavaheline seotus, mis kahjuks vist tänapäeval on paljude inimeste jaoks midagi täiesti tundmatut. Vana kiriku praktikas on olnud ikka aastasadu nii, et armulauale peab eelnema piht, vähemalt juhul, kui inimene tunneb, et ta või teab, et ta on teinud mingit rasket pattu. Raske patt on teadlik ja tahtlik eksimine Jumala käsu vastu. Inimene tuleb ja tunnistab oma patud ja võtab vastu andeks andmise. Teatavaks asenduseks sellele on nii-öelda üldpiht, mis on meie kirikutes olnud viimaste aastasadade jooksul üsna levinud, aga ka selle üldpihi praktika juures mulle tundub, et eriti viimasel ajal on muututud väga kergekäeliseks. Jällegi siis, kui meie sinuga tulime kiriku tööle, siis oli kohustuslik pidada pihikõne ja mitte ainult pihikõne, vaid lisada sellele ka pihitalituse juures seisnev väga karmisõnaline pihimanitsus. No me võime ju teha küsitluse meie kiriku vaimulike hulgas, kui mitu on neid, kes seda pihimanitsust kogudusele enne pattude andeks andmist ette loeb. Ma ei ütle, et seda peaks just sellisel kujul iga kord tegema, aga ma lihtsalt tahan viidata sellele, et meie kiriku, ka meie Eesti kiriku praktikas on nähtud väga otsest seost. Pihi, see tähendab sügava, tõsise
patu kahetsuse, patu tunnistuse ja pattude andeks andmise ja armulaua vahel, sest me võtame vastu Kristust ennast ja see ei ole mitte mingisugune nii-öelda kerge ega odav and, nii nagu sa juba viitasid, mida ta meile annab, vaid see on tema kibeda kannatamise ja surma vili. Kristus on pidanud kannatama selleks, et meie võiksime teda vastu võttes võtta endasse vastu igavese elu. Ta on surnud meie eest. Kui inimene kujutab ette seda, et ta oleks peaaegu hukkumas ja keegi teine nüüd tuleb ja päästab ta ja hukkub tema eest, siis me oleksime lõpmata tänulikud sellele inimesele. Kristus on seda teinud. Paraku me suhtume sellesse väga tihti väga kergemeelselt. Ma arvan, et meie saate aeg hakkab dikteerima seda, et peaksime tasapisi otsad kokku võtma, aga võib-olla lõpetuseks veel selline küsimus, mida ütelda inimestele kirikus käimise kohustuslikkuse kohta. Katoliku kirikus, nagu teame, on igal usklikul ehk siis katoliiklasel kohustus osaleda missal pühapäeviti ja ka kirikupühadel, vähemasti teatud kirikupühadel. Mina hakkasin meie Luteri kiriku erinevatest tekstidest otsima sellist kohustuse mainimist ja pean ütlema, et ega seda eriti selgelt nagu välja ei öelda, vähemasti meie alustekstides, võib-olla mõnes sekundaarses tekstis küll. Luter ise räägib väikeses katekismuses sellest, et kui ta seletab käsku, sina pead pühapäeva pühitsema, et meie peame Jumalat kartma ja armastama, et me Jumala sõna ja jutlust ei põlga. Aga ta ei räägi seal midagi missal käimisest, armulaual käimisest või ka koguduse jumalateenistusel käimisest, sest jutlust võib ju kuulata tänapäeval ka raadiost ja tollal, kui Luter elas, siis tegelikult praktika oli selline, et sageli jutlustati väljaspool jumalateenistust ja ka vabas õhus. Nii et ja siit võib-olla ka see võrdlus, et kui me külastame mõnda katoliku pühakoda või siis ka mõnda ortodoksi pühakoda, siis me näeme vähemasti pühapäevasel teenistusel ja mõnes riigis, nagu näiteks Poolas, ka argisel päeval üsna palju kirikulisi, aga millegipärast meie Luteri kirikud ja võib-olla ka mõned teised protestantlikud kirikud kipuvad olema üsna inimtühjad või kogudused ei ole suured ka pühapäeviti. Kas me peaksime kuidagi rõhutama inimestele kirikus käimise mitte ainult vajalikkust, millest me nüüd selles saates oleme rääkinud, mis me sealt saame, mis on jumalateenistuse keskmes, mida see meile annab, vaid ka seda, et me peaksime suhtuma sellesse väga tõsiselt ja tulema, kohustama iseennast kohale tulema. Ma usun, et see põhjus, miks paljudes luterlikes või protestantlikes kirikutes on jumalateenistustel vähem inimesi kui näiteks katoliku või õigeusu kirikus, on ühelt poolt selles, et nii nagu juba öeldud, see, kuidas öelda, objektiivne ja subjektiivne on teineteisest lahutatud ja inimeste arusaamine usust ja Jumala suhtest on muutunud väga individualistlikuks. Ja see tähendab ka seda, et inimene ütleb, et kui ma tunnen vajadust minna jumalateenistusele, siis ma lähen, aga kui ma seda vajadust ei tunne ja kui ma tunnen, et ma saan Jumala sõnast ja palvest ka üksinda olles kätte kõik selle, mida ma vajan või mida ma tahan, no miks ma peaksin siis sinna jumalateenistusele minema?
Mulle tundub, et Luter mõneti ülehindas inimesi ja ütleme siis inimese südametunnistuse jõudu. Minu meelest, ma võin eksida, ma ei ole ehk nii hea Luteri tundja, aga minu meelest on tõsi küll see, et Luter piinlikult hoidub inimeste kohustamisest jumalateenistusel osalemast, armulauda vastu võtmast, pihil käimast. Ta ütleb, et neid asju ei tohi seada inimese südametunnistusele koormaks, aga samal ajal ta peab enesest mõistetavaks, et inimesed teevad kõike seda, mitte sunnituna, vaid sellepärast, et nad on ära tundnud, et see on see, mida nad peavad tegema, nagu öeldud, mitte välise sunni survel, vaid see on midagi, mis on õige. Ja no näiteks, kui me loeme seda, mida Martin Luther kirjutab suures katekismuses nende inimeste kohta, kes arvavad, et neil ei ole vaja pihil käia, siis need on üsna karmid sõnad ja mitte keegi meist ei tahaks, et keegi meid niimoodi nimetaks, nagu Luther nimetab seal inimesi, kes arvavad, et neil ei ole vaja minna pihile. Mida me saaksime teha? Ma arvan, et me saame teha ikkagi seda, et me püüame inimestele selgitada, kui kalli hinnaline on see võimalus saada jumalateenistusel osa sellest Jumala armust, mida ta pakub meile Jeesuses Kristuses, kes on seal ise kohal ja kes meid oma ihu liikmetena seal vastu võtab ja ühendab. Ma arvan, et teatav selline, kuidas öelda, niisugune jumalateenistuse sundus või kohustus on olnud siiski tavaks ka luterlikus kirikus. Ma pakun, et näiteks 17. sajandil, kui me loeme visitatsiooniprotokolle sellest ajast, siis me näeme, et ka seal tegelikult rõhutatakse väga selgelt seda pühapäeva pidamise käsku, nii et kiriku praktikas on see olemas olnud. Aga jah, ma arvan, et nii-öelda luterlikus teoorias on püütud sellest mitte teha sellist välist sundust, lootes inimeste mõistmisele ja südametunnistusele. Aga nagu me teame, inimene on nõrk ja vilets ja patune olend ja üksnes Jumala arm saab teda muuta ja uueks teha. Nii et seni, kuni me mitte ainult, et ei ole sellest armust haaratud, vaid et seni, kuni me ei oska seda ka õigesti hinnata, on väga raske loota, et inimene tunneks sellist seesmist sundi ja vajadust jumalateenistusel osaleda. Aga ma usun, et me sinuga mõlemad teame väga paljusid inimesi, kelle jaoks kord nädalas jumalateenistusel käia on liiga vähe, nii et on ka teistsuguseid näiteid. Ma tänan sind, hea ametivend, nende mõtete eest. Ma arvan, et võtame täna oma saate kokku, eriti kui ma vaatan seda ekraanipilti. Sa mainisid, et kui me salvestame seda saadet, et siis sinul on selline keskhommik, minul aga nüüd päike vist on juba peaaegu loojunud. Mina lähen näost järjest süngemaks ja sina lähed järjest säravamaks. Aga ma usun, et me tuleme heade vaatajate ette peagi tagasi ja püüame nendes videosaadetes, mis lähevad üles portaalis meie kirik.net, arutada erinevatel usuelu ja kirikuga seotud teemadel ja püüame valida just niisuguseid teemasid ja küsimusi asetusi, mis võiksid huvi pakkuda mitte ainult meile vaimulikena, vaid laiemale hulgale inimestele, nii koguduse liikmetele kui ka neile, kes tunnevad kristliku usu vastu huvi. Ja loodetavasti aitasid meie vahetatud mõtted ka heade vaatajate mõtteid liikuma panna
ja natukene rohkem aru saada sellest, mida kirik endast kujutab, mida kujutab endast jumalateenistus kui koguduse kooskäimise koht ja samas ka koht, kus Jumal ise on oma armuvahendites meie keskel ja teenib meid. Soovin headele vaatajatele ja ka sulle, hea kolleeg, kõike head ja peatse taas kohtumiseni. Kohtumiseni lisan omalt poolt nii palju, et kuna tegemist on meie esimese saatega, mille salvestust ma hakkan nüüd kokku lõikama, siis ma palun vaatajalt andestust kõigi viperuste pärast, mis võivad ette tulla. Ja ühtlasi tänan kõiki, kes on meie tööd oma annetustega toetanud ja kutsun üles, kui teil on see võimalus ja tahe, seda jätkuvalt tegema. Kohtumiseni!